Me alustame sellist arutelu, mis on pealkirjastatud Tee toiduteadusest toidulauani. Ja ma alustuseks loen ette selle teema tutvustuse ja siis vaatame, kuidas edasi liikuda. Miks on nii, et kaasaegne toiduteadus jõuab päris toidulauani nii aeglaselt? Milleks üldse koostatakse riiklikke toitumissoovitusi? Kuivõrd kaasaegsele teadusele need tuginevad? Miks on nii, et kogu arenenud maailmas hakkasid kroonilised tervishädad vohama samal ajal, kui tekkis komme toitumist riiklikult reguleerida? Miks annavad toitumisnõustajad ja arstid soovitusi, mis sobivad vaid väiksele osale inimestest? Miks tembeldatakse kõik veidigi normist kõrvale kalduvad toitumispõhimõtted uhuuks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele püüame arutelus vastuseid leida. Ja me proovime siis aru saada, et kes siin kaasa mõtlevad ja kaasa räägivad. Täiesti teemale kohaselt olen mina sotsiaalteadlane. Et mina olen võib-olla rohkem kursis selle uhuuga, aga ma ei näe sellest probleemi, see annab mulle vabaduse küsida selliseid teadmatuid ja võib-olla julgeid küsimusi ja ma ei tunne mingisugust kohustust näida targemana, kui ma tegelikult olen. Ja ma võtan seda praegu väga tõsiselt. Küll aga ma olen siiski toitumishuviline või tervisehuviline ja minu isiklik selline uurimine, et mis selle toitumisega siis on, algas sellest, kui ma valmistusin 24 tunni jooksuks ja minu treeningkoormused olid päris korralikud. Toitunud ma olen alati enda arvates normaalselt ja pigem kvaliteetselt. Ja siis minu kehakaal ei muutunud ega ei muutunud ega ei muutunud ega ei muutunud. Ja ma tegin jõutrenni, ma tegin kõike, mida ma oskasin teha, mida peetakse õigeks. Õige toitumine, õige trenn, kõik oli õige ja ikka mingisugune pekikiht vahib vastu. Et see kohutavalt häiris ja siis ma hakkasin ennast natukene harima ja siis jõudsingi ühel hetkel selleni, et aga miks need toitumissoovitused siis minule ei sobi? Ja siis tuleb välja, et ega nad ei sobigi kõigile, aga millegipärast ikka neid soovitatakse. Ja ühel hetkel avastasin, et USAs on tehtud üsna mahukas uuring, et kellele siis need USA toitumissoovitused sobivad, et need sobivad metaboolselt tervetele inimestele, aga neid on ühiskonnas 12%. No tore, selliseid toitumissoovitusi me vajasimegi. Ja vot sellest uudishimust kuidagi oleme nüüd siia jõudnud, aga õnneks mina olen rohkem küsija rollis ja meil on olemas inimesed, kes midagi iga asjast teavad. Ja õnneks nad teavad natukene erinevast vaatenurgast. Külli, milline on sinu vaatenurk või mida sina ütleksid teemal toiduteadusest toidulauani? Ja tere siis ka minu poolt, et ma ka kõigepealt tutvustaksin ennast, et olen siis Külli Holsting, olen riikliku kutsega toitumisterapeut, nii et hoopis praktik, üldse mitte teadlane, nii et täitsa vales nagu selles telgis siin praegu. Aga proovin siis kuidagi niimoodi toitumisnõustajate ja terapeutide lippu kõrgele hoida ja eks siin ongi seesama küsimus, et kellele siis toitumissoovitused on mõeldud, kindlasti nõustajatele, terapeutidele kõigepealt, sest mille järgi me muidu siis neid soovitusi anname. Aga loomulikult ongi küsimus selles, et toitumissoovitused on tehtud tõepoolest tervetele inimestele ja sobivad siis, ja ütleme, et neid järgides peaks siis 98% inimesi ka terveks jääma. Oma praktikas neid inimesi, kes tegelikult ka igapäevaselt Eesti riiklikke toitumissoovitusi järgivaid, ma veel väga kohanud ei ole. Staaži on mul natuke üle 10 aasta. Loodan, et kunagi kohtan ka neid inimesi. Nii et teile tundub, et toitumissoovitused, riiklikud soovitused, kõik ju teavad neid, lugege end läbi, 500 lehekülge netis olemas ja hakkake aga pihta. Aga siin ongi kohe võib ka hakata küsima, et kuidas on teie endaga? Kuidas on ka minu endaga. Nii et selles mõttes see ei ole nii lihtne, nagu meile võib-olla tundub, et võtan soovitused lahti, nende järgi käitudes asi kõik laheneb.
Tahan võib-olla veel korraks rõhutada seda, et toitumisnõustajate terapeutide maailmas on ka pisut selliseid vastukäivaid soovitusi, juba nii inimeste tasandil ja ka väljaõppe tasandil. Meil ei ole praegu kahjuks ühtegi sellist kõrgkooli programmi ei nõustajatele ega terapeutidele. Loodetavasti saab nüüd mõni tervishoiu kõrgkool selle lõpuks ka avatud. Aga tänasel päeval on võimalik nõustajaks õppida siis erakoolides või siis Haapsalu kolledžis tervisejuhiks, kes saavad siis seal spetsialiseeruda ka nõustajaks. Aga see on ka täiendkoolitus, et see ei ole ka selline AB-st alates. Ja toitumisnõustajad on tõesti paljud on aga pärjavad ennast selle tiitliga, olemata ise võib-olla midagi väga pikalt õppinud või on hoopis hariduselt seal näiteks kokk või personaaltreener, et see on ka väga tavaline. Suurem osa toitumisnõustajaid, kes on siis läbinud pika koolituse, see on siis selline 1600 kuni 2000 tundi, need on siis koondunud Eesti toitumisnõustajate ühendusse, mille liige ka mina olen, ja terapeutidel on siis oma veel ka toitumisteraapia assotsiatsioon. Et need on siis organisatsioonid, mis ka garanteerivad, et nende liikmeskond on siis need nõustajad, kes siis järgivad ka riiklikke toitumissoovitusi ja annavad soovitusi ka nende põhjalt. Aga kindlasti mitte ainult, et personaalne, individuaalne nõustamine tähendabki seda, et me võtame arvesse tõepoolest inimese kogu tervise anamneesi, tema elustiili, tema und, tema tööstressi ja kõiki muid aspekte veel sinna juurde, rääkimata vanusest ja haigustest. Täpsustan võib-olla veel, et toitumisnõustaja pädevuses on siis nõustada inimesi, kes on enam-vähem terved, ehk et toitumisterapeudil on siis natuke rohkem koolitust ja rohkem pädevust tegeleda ka nende inimestega, kellel võib-olla on mõni terviseprobleem või soovivad sellest taastuda või soovivad ka midagi näiteks ennetada. Ja kui nüüd tagasi tulla siis minu juurde, siis toitumisriiklike soovitustega, see ongi see, et midagi on ju peab ka olema midagi sellist, millele siis ka toetuda ja siis ongi see küsimus just, et kas 100% või 50%, ehk et jällegi see, et kui palju me siis lõpuks saame süüdistada neid soovitusi ja kas me neid järgime või mitte ja mil määral. Ja edasi on ju see, et ega siis ka toitumissoovitused ei ole ka nii detailsed, kui meie igapäevane menüü ju tegelikult on. Me teeme iga päev ju peaaegu 1000 valikuid poes, lettidel on palju erinevaid toiduaineid, töötlusaste on väga erinev, nende koostis on erinev, nende mõju on meile erinev ja ka meie individuaalsus on väga erinev, nii et nad mõjuvad ka lõpuks meile väga erinevalt. Nii et tahaks alati rõhutada seda, et kuna me oleme erinevad, siis tuleb ka meile läheneda siiski individuaalselt. Aitäh! Ja Kaarel on meil siis ainukene nii-öelda õige valdkonna teadlane, kellel on kõige rohkem kaotada, kui ta libastub ja midagi valesti ütleb. Aitäh selle kommentaari eest. Mina olen Kaarel Adamberg. Töötan Tallinna Tehnikaülikoolis keemia ja biotehnoloogia instituudis ning samuti töötan toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuses, tegelen mikrobiomi uuringutega ja teiselt poolt siis toiduteadusega, toidutehnoloogiaga, kõik kuidas see toit meie lauale jõuab ja kuidas siis see mõjutab meie tervist ja sealhulgas siis kuidas bakterid meie seedetraktis mõjutavad meie tervist. Ja kuna siin alguses oli juttu Eesti riiklikest toidusoovitustest, siis ma alustuseks küsiks ka publiku käest, et kas siin on keegi, kes järgib Eesti toitumissoovitusi? Kas keegi tahab või julgeb sellele vastata? Tundub, et keegi ei taha või siis ei järgi. Aga siinkohal osaliselt tuleb muidugi nõustuda sellega, et universaalne soovitus nagu igasugune keskmine näitaja ei ole sobilik siis kõigile. Et siin tulebki teha valikuid, kellele sobib rohkem üks toiduaine ja teine toiduaine. Oluline on, et toidusoovitused on tehtud vähemalt seni kehtiva teadmiste alusel ja annab üldpiirid, nii et tegelikult see ülesanne ühelt poolt, kui inimene ise selle valikuga ei saagi hakkama, siis ongi toitumisnõustajad või toitumisterapeudid ja
ja teadlaste ülesanne on siis selgitada välja see, mis on õige ja mis on vale. Miks meil üldse on neid toitumissoovitusi vaja? Et minu teada esimesed toitumissoovitused jällegi USA-s, kust on ilmselt kogu see asi pihta hakanud. Need esimesed toitumissoovitused hakkasid tasapisi ju tekkima kuskil 1960. aasta paiku ja siis 80. aastatel natukene põhjalikumalt. Et enne seda saime kuidagi hakkama, meietan, aga miks neid üldse vaja siis on? Ma kohe siin täpsustaks. Tegelikult päris esimesed toitumissoovitused on aastast 1894. Ka Ameerikas muidugi, aga seal oli see eesmärk oli selline, et kuidas millist toitu toota, et see oleks kasulik nii inimesele, et annaks kõik vajalikku, pluss siis see, et see oleks majanduslikult efektiivne. Ja kui neid vaadata, siis need väga palju seal ei erinegi sellest, mida tänapäeval soovitatakse. Muidugi ütleme valgu ja rasva soovitus oli kõrgem ja puuvilja köögivilja soovitus madalam, mis on ka arusaadav, sest tolle aja elu ja kogu see füüsiline koormus ja arvutid ei olnud ja nii edasi, et see vajadus oligi nagu erinev. Aga teiselt poolt muidugi jah, see äge propageerimine või siis nendest 60-ndate soovitustest tuleb jah siis sellest, et inimese tervise näiteid hakati rohkem järgima ja elu tegelikult läks paremaks. Ehk toitu jäi üle, ega me peame mainima ka siin, et Ameerikas oli ikkagi enne teist maailmasõda ka sisuliselt näljahäda. Ja peale sõda alles hakkas tekkima toidu nagu varu ja inimesed hakkasid nagu valimatult või õigemini rohkem maitse järgi sööma ja sellest need probleemid nagu on tekkinud. Aga Külli, kui tulevad inimesed sinu jutule, kas nad teavad neid toitumissoovitusi ja millegipärast ei saa hakkama nende järgimisega või nad tõesti ei tea, mida soovitatakse? Et mis on need põhjused? Nii seda kui teist, et seda ma võin küll öelda, et on küll ka neid inimesi, kes ikkagi nagu niimoodi tõesti meeles küsivad, et aga need süsivesikud, et kuidas nendega ikkagi on, et on nad ikkagi päris saatanast või ikka natuke võib. Et selline nagu moment võib alati ikkagi läbi käia, just see, et kuna infot on nii palju ja nii vastuolulist. Ja teiselt neid, kes oleks seda 500 lehekülge läbi lugenud, neid ma ka veel ei ole kohanud, need on peamiselt ainult minu enda kolleegid. Et see on täitsa arusaadav. Aga muidugi inimesed teavad, sest nad on ikkagi ju interneti kasutajad. Meil on Tervise Arengu Instituut, kelle ülesanne on ju tegelikult neid toitumissoovitusi meile kogu aeg meelde tuletada. Kindlasti olete näinud sellised välimeedias, selliseid suuri püramiide. Vahepeal seal olid silmadega mingid, need taimed olid silmadega ja suudega. Et nii mõnigi ehmatas selle peale päris ära, et selline kujundus nüüd või. Ja vahepeal on ta tehtud siis lapsemeelsemaks ja teinekord jälle tõsisemaks. Aga nagu me oma elus ju tegelikult märkame, siis meie taldrikud on tavaliselt hoopis ümmargused ja üldse mitte püramiidikujulised. Ja need püramiidid ei ole kellelgi ka poe ostunimekirjas. Me tegelikult ikkagi ostame asju poest neid, mis meile meeldib ja mida meil nagu justkui läheks kodus vaja või siis laseme üldse Boltil neid kohale tuua. Ja teiselt me ei mõtle kunagi taldrikut koostades või oma portsjonid koostades ka selle peale, et kas see püramiidi nüüd sobitub kuidagi või mitte. Nii et taldrik ja püramiid on ju tegelikult edasiarendused just selleks, et neid oleks kergem mõista ja kergem aru saada. Ja sageli ma tõesti peangi soovitama eriti just lastega peredele, et printige välja üks ilus tervislik taldriku reegel, pange oma külmutuskapi külge ja juba läheb palju paremaks. Aga on ikka neid kliente ka, kes enda arvates täidavad toitumissoovitusi, aga ikkagi on hädas?
ja loomulikult seal ongi nagu küsimus, et me võime ju üldiselt lugeda, et meil on jah, vaja 50–60% süsivesikuid aga küsimus ongi, et millest me need süsivesikud saame. Nii et siin ongi nagu see küsimus, et kui me võtame NutriData programmi, mis on siis Tervise Arengu Instituudi, ma arvan, et väga hea ja väga põhjalik programm Eesti toituja jaoks, on ka eesti ja lisaks eesti keelele veel ka eesti ja inglise keeles ja ta lööbki selle kõik sinna sisse, mis ta päeva jooksul söönud on, sealhulgas ka maiustused, siis tema süsivesikute protsent on täiesti õige, ta vaatabki oma põhitoitained, ahah, mul on süsivesikud, valgud, rasvad justkui protsentuaalselt tasakaalus, no järelikult peaks ju kõik sobima. Aga millest see tegelikult koosneb, see on tavaliselt see võtmeküsimus. Ma korraks jätan siin Kaarli täitsa kõrvale. Kas sa ise oled proovinud NutriDatat? Jaa. Oota. Kes on proovinud NutriDatat? Nii, laske käed alla ja nüüd laske käsi, kes leiab, et see on lihtne. Aitäh! Just, et sellega ma olen ka nõus, et see ei ole tõesti lihtne ja sellepärast on ka populaarsemad mõned teised äpid, kus kahjuks nii palju infot jälle ei saada. Aga see NutriData ütleb minu toitumise kohta ainult punaseid asju, aga siis, kui ta näitas veel rohelisi asju, et umbes, et nüüd on kõik õige, siis mina ei tundnud ennast hästi. Aga nüüd, kui mina tunnen ennast hästi, on tal kõik seal ainult alarm, et kus on sinu süsivesikud, sest ma söön ainult 30% süsivesikuid ja NutriData leiab, et niimoodi ei tohi. No see ongi nagu see, et meil ongi kõigil erinevad vajadused, nagu sa rääkisid, valmistusid saaks olla jooksuks, sul on vaja sellel ajal hoopis teist menüüd, kui sel ajal, kui sa teed oma arvuti taga istudes tööd, eks ole. Nii et jällegi seesama küsimus, et meie vajadused võivad olla vägagi nagu erinevad ja kõikuvad ka päevade lõikes. Nädalavahetusel lähed pikale matkale, vajad hoopis midagi muud, võrdsus siis esmaspäeval, kui sul on väga pikk istumispäev taga või ees tähendab. Nii et siis see on jah, loomulikult, aga see on üks võimalus midagigi mõõta adekvaatsemalt kui ühenaga lihtsalt vaadates, mida ma söön. Ei, sellega ma olen nõus, et sellised programmid on abiks, aga see, et me midagi kirjutatakse punaseks kohe, see ajas meid hästi marru. Et mina tean ise paremini, mis minu tervisel on hea ja tema ütleb, et see on kõik vale. Et sa tõid juba otsapidi teema sisse ja tegelikult ma ise ka juba enne mainisin, et kõik need soovitused tuginevad olemasoleval teadusel. Mina ei ole veel näinud seda kohta, kus on öeldud, et me peame sööma nii palju süsivesikuid, aga ma võib-olla ei tea seda lihtsalt ja see on okei. Et ma ei peagi kõike teadma, ma olen jätkuvalt sotsiaalteadlane. Et mina tean, et Eesti toitumissoovitused tuginevad Põhjamaade toitumisoovitustel, mis omakorda üsna palju ikkagi kuidagi on seotud Ameerika trendidega. Aga Põhjamaade toitumissoovitusi praegu just uuendatakse ja ma ei mäleta, kas järgmiseks aastaks vist üritatakse uued valmis saada. Kas te olete nende aruteludega kuidagi ise kursis olnud? Ei, kahjuks mitte, see on väga suur ettevõtmine ja ka selle protsessi isegi jälgimine on väga suur ettevõtmine, sest selle taustal on kõigepealt siis ka kohalikud toitumisuuringud, ehk et Tervise Arengu Instituut teeb Eestis toitumisuuringud, Põhjamaades tehakse igal pool, siis Soomes, Rootsis, Norras, Taanis omad uuringud ja siis püütakse sellest kõigest kokku tekitada mingisugune teaduspõhine, millele siis teadlased omakorda panevad oma sisendi, oma panuse. Nii et see on väga pikk ja väga keeruline protsess ja selle nagu lihtsalt jälgimine, et ma niisama vaatan hommikul nagu Facebookist, et kuidas neil läheb, see käib küll üle jõu. Ma olen paar korda sinna sisse süvenenud ja ega see lihtne ei ole. Ütleme nüüd, et see ei ole ülemäära kaasav protsess, nagu meil tahetakse ka aeg-ajalt kaasata, aga see ei ole teema, et see ei pea olema pööraselt kaasava, aga seal on kaasamise võimalus tekitatud ja see kommentaarium on tegelikult päris ilmekas. Aga ma tahtsin ikkagi toiduteaduse juurde ka jõuda tagasi. Kui meil siin eelmine arutelu teadusalal oli kosmose teema, siis minul on kuidagi jäänud mulje, et kosmos on niisugune tõsine asi ja seda ikkagi uuritakse väga teaduslikult. Ja toidu teema on kuidagi selline, et mingisugused valdkonnad
on tõsisemalt uuritud ja siis mingeid asju uuritakse niimoodi, et pea siin oma toitumispäevikut ja kirjuta üles, mida sa eile sõid ja kui palju. Ja siis selle põhjal tehakse mingisuguseid järeldusi, et kas hommikusöök on saatanast või mitu muna nädalas tohib süüa. Et Kaarel, ma saan aru, et ma ei saa ju küsida, et kas sina teed tõsist teadust, aga kui sa vaatad natukene ka neid sinu teadusvaldkonnaga haakuvaid või selliseid kõrval asetuvaid kitsamaid valdkondi, kas sa julged öelda, et toitumis- või toiduteadus on kõik väga kvaliteetne ja selliseid järeldusi ja soovitusi tehakse alati päris korralikule teadusele tuginedes? Loomulikult teadus esiteks on väga kallis asi. Toit ja toidu tootmine on, kui majandust vaadata, siis suhteliselt odav asi. Nii et üks toidutootja või ettevõtte panustaks kõvasti teadusesse, peab tal olema ka kõvasti raha, et seda teha. Võrreldes nüüd siin kosmosetehnoloogiaga, selles suhtes või meditsiinitehnoloogiaga kindlasti toiduvaldkond jääb sinna alla. Teiseks, toit on niivõrd keeruline süsteem. Igas toiduaines on sadu erinevaid molekule ja erinevates toitudes kokku on siis juba tuhandeid molekule. Seda kõike analüüsida nõuab väga keerulist analüüsitehnikat ja nii edasi. Kõik see maksab ja et teha väga täpselt need toitumisuuringuid, siis see ongi väga kulukas protsess ja isegi kui meil see raha oleks olemas, siis kõige suurem probleem on see uuritav inimene, sest inimest saada kontrolli alla, et ta nüüd rangete reeglite järgi kõike täidaks, et me saaks sealt sellist teaduspõhist tulemust, et mitte ei ole niimoodi, et üks päev ühtemoodi, teine päev teistmoodi, kõik on siuke pilla-palla segamini, siis sealt ei saagi sellist teadustulemust tulla, vaid inimest on vaja kontrollida, siis me saame ka teaduspõhised tulemused ja see on üks probleem, et sisuliselt toitumisuuringus osaleja peab olema nagu palgaline töötaja, et sellisel juhul on see võimalik täiesti korralikult teha. Mille põhjal me neid toitumissoovitusi siis teeme? Praegusel kujul alati tuleb abiks statistika ja kui me kogume piisavalt andmeid tuhandete inimeste kohta, nii nagu saadakse andmeid ka teiste tervisenäitajate kohta, mille kohta siis tehakse meditsiinis järeldusi, samuti me saame koguda toitumisandmeid, kas või neid samad Nutri-Data andmeid kokku kogudes, mingeid muid näitajaid mõõtes. Kui meil on piisavalt andmeid, siis statistika abil ikkagi võlub need seosed välja ja kui sealt tulevad mingisugused seosed välja, siis sellised detailsemad uuringud saab juba püstitada väiksemates huvigruppides ja mitte huvigruppides, aga siis valitud gruppides ja loomulikult sellisel juhul on võimalik toitumisuuringuid läbi viia. Ma küsin ühe sellise asja, mida ma olen tõesti ainult riivamisi kuulnud ja see ei tarvitse tõele vastata. Kas vastab tõele, et väga sageli, mis meil öeldakse, et soovitab näiteks soola või veel millegi või suhkru või mille iganes selline kogus on vot selline ja vot see soovitus aja jooksul muutub. Ja mina kuulsin kuskilt, absoluutselt ei mäleta kust kohast, et see mitte ei tugine mitte teadusel, vaid just statistikal, et normaalne ei ole mitte optimaalne, vaid normaalne on nii-öelda kas aritmeetiline keskmine või et mida enamus niikuinii tarbivad. Kas see mõttekäik on täiesti uhuu või on siin mingisugune tõepõhi?
ma tean seda Soome kogemust, mis on nagu soomlased leidsid, et kui nad kutsusid üles näiteks pagaritööstust kasutama vähem soola ja kasutama jodeeritud soola, siis mingi aja jooksul inimestel mingid ühesõnaga tervisenäitajad paranesid ja sealt tehaksegi nagu see järeldus. Nii et ühesõnaga, eks ta ikkagi peab olema kuskil nagu proovitud ja statistiliselt ka tõestatud, aga just see tõenduspõhisus toitumises on nagu päris keeruline küsimus. Kui me mõtleme kas või näiteks igapäevase kohvi peale, ma ei hakka küsima, kes kõik armastavad kohvi, ma usun, et neid on enamus, aga kui te mõtlete uuringuid, mida te olete kuulnud, tõstab vererõhku, arendab põievähki, võib soodustada kopsukasvajaid, mida veel, ja siis vastupidi, ennetab Alzheimerit, parandab kognitiivset funktsiooni, suurendab rasvapõletust enne treeningut ja nii edasi. No ja kuulge, eks ole, 20-30 aastat kaua te olete neid uuringuid ja neid uuringu pealkirju lugenud, siis tekib juba küsimus, et kuulge teadlased, otsustage ometi ära, ma tahaks hommikul rahulikult oma kohvi juua, ilma et ma mõtleksin selle kopsuvähi peale või oma kolesterooli taseme või millegi muu peale. Ja seal tekibki nagu see tunne, et keda me siis nüüd ikkagi usaldame. Aga kõik need asjad võivad ju tõele vastata, sõltuvalt kogusest ja tarbimismustrist. Just, ja siin me saamegi rääkida nüüd alates, eks ole, geenidest, vanusest, muudest eluviisidest, muust toitumisest, kõigest muust. Ja samas me ju praegusel hetkel võib-olla lähtumegi võib-olla rohkem sellest mõttest, et kohvi on tegelikult üks päris hea antioksüdantide allikas ja võib-olla ongi kohvikupidajad teinud meie tervise heaks palju rohkem kui võib-olla kõik nagu arstid ja toitumissoovitajad, kes soovitavad need puu- ja köögivilju antioksüdantide allikana. Ja noh, mis siis, kohvikupidajad on muidugi need saiakesed ja muffinid sinna kõrvale meile pakkuma hakanud täiesti ootamatult, eks ole, aga et tegelikult see kohvi võib olla jah, meile nii kasuks kui kahjuks, aga kes ütleb mulle, kust mina olen või kes mina olen, kas mulle mõjub kohvi hästi või halvasti. Aga kas me geenidest natukene saame rääkida? Et nii palju, kui mina olen aru saanud, et kohvi talumine on tõesti kuidagi geneetiliselt kas määratud, ei ole vist õige sõna, ma isegi ei tea, mis sõna siin kasutada. Soodumus, jah. Et geenid ei ole nagu selline lõplik diagnoos, vaid nad kas tekitavad mingisuguse eelsoodumuse või suurema riski igal juhul. Jah, et geenid ei ole selline lõplik tõde, vaid ainult üks osa sellest on ju. Et, aga kas saab siis niimoodi öelda, et osadel inimestele sobibki ühesugune toit ja teistele sobib teistsugune toit? Kas on niimoodi võimalik öelda? No, kohvi koha pealt ma võin küll öelda, et jah, tõepoolest olen endale ka teinud selle kohvitesti, kofeiini talumise testi, tean, et see on mul keskmine, ehk et läheb üsna kiiresti kehast välja, ehk et ma võin seda pisut rohkem juua, kui pole mõni inimene, kellel see metabolism on lihtsalt kofeiini suhtes aeglasem. Ja sealt tulevadki kõik sellised nagu erisused mängu. No, kui me geenidest räägime, siis me ikka räägime kogu aeg sellest, et noh, kas me nagu anname võimaluse neil nagu vallanduda, ehk et näidata oma siis riski või mitte. Et noh, näiteks tsöliaakia puhul, kui me teeme geenianalüüsi, siis umbes 4% nendest inimestest, kes saavad seal selle suurema riski võimaluse, tegelikult haigestuvad sellesse autoimmuunhaigusesse. Nii et ka jällegi see, et kas nad siis söövad rohkem nisu, vähem nisu, seda isegi ei oska keegi täpselt öelda, aga noh, jällegi, et geen võib meile midagi vihjata. Ja olen lugenud ka sellist uuringut, mis on öelnud, et kui inimesed saavad teada ka oma teatud geneetilised riskid, siis suur osa ei tee midagi teistmoodi. Ehk et neid jätab see külmaks. Noh, on nagu on. Geenid on, muuta ei saa, midagi ei viitsi teha ka. Oot, natukene sai muuta ju. Just päris palju saab eluviisiga, aga just see, et inimestel ei ole isegi selleks alati valmidust. Või vähemalt tahtmist. Kui ikkagi on olemas geenidefekt või ütleme, geeni ei tööta, siis seal ikkagi ei ole midagi teha. Et sellisel juhul see probleem jääb ja sellist toiduainet tuleb vältida. Okei, aga kui me ei räägi nii karmidest asjadest, et ma ei tea, millest sina praegu rääkisid. Näiteks tsöliaakiast, eks ole. Tsöliaakia, laktoosi talumatus, seal on sulfitite talumatus ja igasuguseid probleeme. Mina tegin geenitesti. Ma arvan, et need kommertsalusel geenitestid on veel kõvasti arenemas.
et neid ei tasu ülemäära tõsiselt võtta, aga need on põnevad ja panevad mõtlema. Mina sain teada, et minul on sünnist saati olnud laktoositalumatus, ainult et nendele lehmadele ei öeldud seda edasi, kes mind terve lapsepõlve jootsid ja toitsid. Ja siis ma proovisin huvi pärast paar kuud laktoosivabasid tooteid tarbida ja mina ei saanud mitte mingist vahest aru. Nii et las ta siis olla, et kas oli nüüd testi viga või oligi see, et sellele geenile ei antud mingit võimalustki. Aga ma tahaksin, Kaarel, palun tee meile selgeks. Me siin praegu hakkasime geenidest rääkima. Mina targutan lihtsalt, mina ei tea mitte eriti suurt seost, et mikrobiomist olen kuulnud. Olen kuulnud, et seda saab mõjutada. Geene saab vähem mõjutada või saab rohkem mõjutada seda, et millele antakse üldse sõnaõigus, millele eriti ei anta sõnaõigust. Aga kuidas mikrobiom ja geenid omavahel suhestuvad? Sellest seosest ma ei ole üldse aru saanud. Kuidas inimese poolt kontrollitakse, kes elab meie seedetraktis ja kes mitte? No sisuliselt on see geenide poolt ära määratud. Ütleme, mikrobiomi võib jagada selleks mõjutuse poolest 2 või ka 3. Üks on siis see, et inimese immuunsüsteem ju kogu aeg kontrollib patogeene, viiruseid ja nii edasi. Ja vastavalt sellele siis käivitatakse ka reaktsioonid, kas see hävitada uustulnuk või mitte. Ja lõpuks tekib siis see kooslus, lapsest peale hakkab see tekkima ja vastavalt sellele, kuidas siis immuunsüsteem reageerib, tekib see kooslus. See on nagu see inimese pool ja mida me siis ei saa muuta, see tuleb geenidest. Ja teine pool on see toiduga. Et millist toitu me sööme, siis vastavalt sellele kujuneb välja meil mikrobioom seedetraktis. Ja seda on nüüd võimalik siis muuta. Et kui elu jooksul näiteks vahetada dieeti, siis mikrobioom sellega kohaneb. Kui seda ei tee, siis täiskasvanu eas võib süüa üks päev ühte, teine päev teist, enam-vähem on see selline stabiilne. Mõnel inimesel kõigub rohkem ja mõnel vähem, aga kui nüüd teadlikult suunata seda, siis on võimalik mikrobiomi mõjutada toiduga küll, jah. See mõjutab nende geenide avaldumist ehk bakterite käest me saame nagu teise geenikomplekti, eriti mis puudutab nüüd igasuguseid toidus leiduvaid ainete lagundamist või mis siis inimese organismis tekivad seedetraktis. See annab nagu lisageene juurde, siis on metaboolse võimekuse juures isegi võib anda seal kuni 100 korda juurde. Aga kui kiiresti mikrobiom kohaneb uue toitumisega? Põhimõtteliselt päevadega, et kui minna taimetoidu pealt hoobilt üle loomse toidu peale või vastupidi, siis mikrobiom muutub nii kiiresti, kui kiire on inimese toidu läbikäimiskiirus seedetraktis ehk siis 1-3-4 päevani. Ja kui seda hoida, siis põhimõtteliselt jääb see püsima, seal tekib mingi uus tasakaalu seisund. Kas mikrobiom kuidagi tekitab ka mingisugused isusid, umbes, et kui ma olen nüüd nädal aega oma mikrobiomi saiakestega toitnud, siis ta tahab ka järgmisel nädalal saiakesi saada? Saiakeste kohta ma ei oska öelda, aga põhimõtteliselt mikrobiom mõjutab söögiisu. Ja seal on päris selged biokeemilised protsessid selle taga, bakterid toodavad teatud ühendeid, mis siis aktiveerivad söögiisu või siis söögi pärssimise hormoonid, nii et see on täitsa olemas. Kuidas ma selle ree pealt siis ära saan, kui ma tegelikult mõistusega saan aru, et ma ei taha neid saiakesi, aga minu mikrobiom kangesti tahab? No kui inimene on, siin ongi see, et kui inimene on ära harjunud nende saiakestega või ükskõik millega, siis tal peab olema väga tugev tahtejõud, et selle raja pealt ära tulla. Ja ma seda protsenti ei tea, aga see on väga kõrge. Et sinna ree peale jääd, et
see väga tugeva tahtejõuga inimesi on vähe ja sellepärast ongi vaja toitumisnõustajaid, kes hoiaksid inimese kätt. Ükskõik, kuidas neid nimetada, need ei peagi alati toitumisnõustajad olema, lihtsalt hea inimene kodus, kes ütleb, et näed kõik ja ära see. Te ei kujuta ette, mul on oma emaga praegu see asi pooleli. Ma loodan, et ta ei vaata seda asja praegu. Aga Külli, mida sa teed inimestega, kes arvavad, et nendel on kaasasündinud vajadus saiakeste järele? Saiakesed on muidugi sümbol, see võib olla ükskõik mis asi. Just täpselt nii ja eks see ongi see, et küsimus on alati kas see, et kui magusad on need saiakesed, sest me oleme kõik magusasõltlased, esimene toit rinnapiim on juba magus, no kuidas me edasi saaksime siis ilma hakkama. Ja need ongi need kõige koledamad hetked tegelikult, kui analüüsid kliendimenüüd ja meil on üks soovitus lastele kuni 2 portsjonit maiustusi, see tähendab pool kohukest päevas ja kõik. Teine pool peab kuhugi teise kappi jääma ja täiskasvanutel kuni 4 portsjonit maiustusi. Need on sageli need probleemid, millega inimesed tõesti ütlevad, et ma ei saa, ma olen šokohoolik, aidake mind, ma ei suuda hakkama saada ise. Ja eks siin ongi see küsimus, et mis on siis see motivatsioon. Loomulikult, ega me ei saa ju kellegi kahvlit tegelikult ka hoidma minna, kuigi tahaks. Võiks ka külmutuskappi lukku panna, aga see ju ei aita. Et selles mõttes ongi alati küsimus üles leida inimese enda ressursid, aeg, raha, tahtmine ja neid võimestada. Ja võimestada just siis selle osava nõustamisega, mis siis need on aga aspektid ja ressursid neile siis selgemini avaks ja endale võib-olla lähemale tooks. Üks meetod, mida me nõustamistehnikaid on palju, kõige tuntum on motiveeriv integreerimine ka meditsiini valdkonnas, mis ei ole küll väga alati pärast tõhus, inimesed tahavad siiski palju rohkem konkreetsust, aga mida me oleme nüüd hakanud siis selles mõttes katsetama ja kus me oleme leidnud näiteks ka Põhjamaadest väga palju häid positiivseid kogemusi, on selline sensoorne mõjutamine. Ehk et nii nagu me ise õpime lugema, kirjutama, nii samamoodi õpivad meie meeled maailma tajuma. Ja neid meeli on täpselt samamoodi võimalik ümber õpetada, nii nagu ka võõrkeelt õppida või matemaatikat näiteks. Ja sensoorika põhinebki siis kõigi meie 5 meele koosmõjul ja oleme siis püüdnud rakendada, teinud läbi siis sellise pilootprogrammi juba lasteaias ja nüüd läheneme järgmisest õppeaastast koolidele ja kasutame sellist metoodikat nagu Sapere. See on siis pärit Prantsusmaalt, kus siis selline üks veini gurmaan oli mures prantsuse köögi tuleviku pärast, kes sööb neid konnakoibi ja tigusid, eks ole, kui kõik tahavad ainult burgerit ja Coca-Colat süüa ja hakkas siis õpetama prantsuse lapsi ka just läbi selle sensoorika. Ja põhjamaalased leidsid, et see on natuke võib-olla liiga elitaarne ja võtsid selle sellise demokraatlikuma vormi siis endale üle ja nad on juba üle 20 aasta siis lasteaedades ja ka isegi alusharidusõppeprogrammis või õppeseaduses on see neil kirjeldatud, kuidas siis tulebki lapsi viia niimoodi lähemale ja just läbi oma meelte, mitte nii palju võib-olla teadmiste, faktide, jälle seesama püramiidi küsimus, eks ole, et kes seda püramiidi ikka sööb, vaid see, et me sööme ikkagi porgandit ja kõige naljakam ongi see, et kui me siis räägime, et porgand on hea ja näitame pilti ja kõik teavad, milline porgand välja näeb, siis tuleb see söögiaeg seal lasteaias või koolis ja siis on see porgand kas nagu on aga selliseks nagu nätskeks riivitud või on aga 2 päeva tagasi kooritud ja võtnud niisuguse valge kesta juba üle, ei ole apetiitne, eks ole. Nii et kogu töö kaotab kohe mõtte, kui me ei saa tegelikult oma meelte nägemismeele, siis kuulmismeele, maitsemeele ja ka kompimismeelega seda tegelikult tajuda ja siis tunnetada ja õppida seda siis ka lõpuks armastama. Mõte ei ole ju see, et mitte, et me peame, vaid see, et me ikkagi tahaksime. Ja see sama täiskasvanu ümberõpetamine šokohoolikuks, köögivilja armastajaks kulgeb sageli tegelikult samadel teedel, ehk et ka me teadlikult oma mõistuse ja samas siis oma meelte ja emotsioonidega läheneksime sellele siis nii, et me õpiksime armastama seda tervislikku toitu. Jah, aga siin on tegelikult ka üks oluline probleem, et see, mida reklaamitakse, mis toiduained on enim reklaamitud, eks ju? Karastusjoogid? Jah, sisuliselt selle väheväärtuslik toit, mõni nimetab seda rämpstoiduks ja lihatooted. Nii et väga raske on, kui igal tänavanurgal on selline reklaam ja siis sa pead sellest suure tahtejõuga mööda minema
ja otsima tikutulega poest taga seda siis, mis ei ole selline. Väga raske on õpetada ümber. No kui sa nüüd šokolaadi pead asendama porgandiga, siis see ongi väga karm. Kui saaks selle šokolaadi asendada korralikult valmistatud ilusa värske lihakantsakaga, see tundub kuidagi palju õiglasem. Ei, no ma räägin muidugi oma vaatenurgast, on ju. Et ma leian, et lihatoode ja korralik kvaliteetne lihakantsakas ei ole ka täpselt üks ja sama, on ju. Nii nagu ka kõik porgandid ei ole ühesugused, et üks on värske ja ilus isu äratav, teine on seal kuskil seisnud ja oodanud oma rasket saatust. Et võib-olla ongi see, et tervislikuks mõnikord tembeldatakse väga maitsetut ja mõttetut toitu. Mõnikord on ju niimoodi. Mitte porgandid. No ka porgand ja umbes, et näri kapsalehte, siis oled tervislik. Et need äärmused on need, mis kohati ikkagi kohutavad. Et tahaks ikkagi selle vahepeal ka natukene näha neid variante, et ongi see, et kas sa oled kas šokohoolik või siis sööd mingit jänesetoitu. Et seal vahepeal nagu ei olekski mitte midagi. Jah, äärmused on alati väga meelitavad, midagi pole teha. No, värskelt kooritud porgand, ma ei tea, võiks küll võrrelda selle šokolaadi. No tegelikult on ju küsimus ka sellest, et kuidas me seda väärtustame. Et kui ma ütlen, et see porgand annab mulle kulli nägemise, terava mõistuse ja ka kõik pärast seda läheb ainult ilusamaks ja paremaks, nahk läheb pruunimaks ja mis kõik veel, mõtlen sellele veel võib-olla oma fantaasias kihvta nagu omadusi juurde, siis see porgand võib minu nagu väärtushinnangus tõusta küll šokolaadi kõrvale või isegi kaugele kõrgemale, sest šokolaad võib olla lapstööjõudu kasutanud farmist pärinev, töödeldud erinevate keemiliste ainetega pakendatud plastikusse või hõbepaberisse ja nii edasi. Ma võin ka sinna mõelda neid väärtusi, mis panevad mind väga lihtsalt sellest keelduma. Kui laua peal ei ole midagi muud kui värskelt lõigatud porgandi viilud, siis kaovad nad väga kiiresti laste seltskonnas. Aga šokolaadile lähemal on hoopiski maks, mis on väga toitainerikas ja tegelikult sellest on võimalik ka toredaid magustoite teha lisaks tavalistele soolastele roogadele. Nii, no maksaga on üldse keeruline. Esiteks ju meie toitumissoovitused ütlevad, fertiilses eas naised saate liiga palju A-vitamiini. Aga see võib olla näiteks rasestumise puhul ohtlik teie lootele. Nii et maks on jäänud meeste ja siis menopausi läbinud naiste nagu toiduks. Lastele lasteaia kokad näevad hullu vaevad natukenegi maksa sisse sööta. Nad on üritanud teha erinevaid sufleesid, ühesõnaga peita seda kõik võimalikesse vormidesse. Ei lähe. Sest miks? Sellepärast, et kodudes ei sööda enam maksa. Ja sama saatust on tabanud kala, sama saatus on tabamas suppe. Vene köökides, koduköökides veel natuke rohkem, seal on see traditsioon tugevam. Eestis sööklas näete, noored inimesed ei vali suppi, ainult need keskeas ja pluss mehed, kes võtavad pervetaroidreeti, ainult need on veel supihuvilised. Nii et meie nagu valikud vägagi muutuvad. Kuulge, mina ei saa aru, miks see toitumise teema nii kirglik on, et kosmose teema ei ole pooltki nii kirglik. Et kuidas see toidu teema ometigi nagu lihtne ja igapäevane asi, et miks see nii palju kirgi kütab? Kas teie olete aru saanud? Jah, Kaarel. See on tehtud selliseks, et see oleks kirglik. Miks? Aga miks? Siin taga on muidugi see, et toitu inimene valib siiski maitse järgi, nagu Külli siin alguses juba ütles. Ja maitsev toit kahjuks inimese bioloogilistel põhjustel ei ole tänapäeva elustiili juures enam tervislik, eks ju, see on rasvane ja suhkrurikas toit, mis meile väga meeldib ja nüüd on lihtsalt osatud seda teha odavalt, kiiresti ja kättesaadavalt,
et sellest loobuda on lihtsalt raske. See eeldab seda, et kogu toiduööstus tuleks nagu pea pealt jalgade peale tõsta, aga mis tähendab seda, et see peaks toimuma korraga, eks ju. Kui üks tööstus hakkab midagi tegema, siis ta on kohe suures kahjumis, sest esiteks ta toodang on madal, mis ei võimalda, eks ju, saada kasumit ja kui teised järgi jõuavad, siis ei tea, kas ta veel elus on, eks ju, sest iseenesest tervisliku toidu tootmine ei ole ju kallim, arvestades seda, et tehnoloogilisi protsesse, näiteks valgejahu või suhkru tootmisel on oluliselt vähem kui siin täisterajahu jahvatamine ja nii edasi, köögiviljade tegemine, et tehnoloogiliselt ei ole see keeruline. Aga meil ei ole sellist tööstust, see tööstus on kõik üles ehitatud teistsuguste toodete valmistamiseks ja see eeldab suurtööstuste puhul lihtsalt suuri ümberkorraldusi. Ma tahaks seda kireteemat veel korraks kommenteerida, et nagu öeldakse, et maitse üle ju ei vaielda, sest kõigil ongi erinev maitse, aga tegelikult peetakse väga suuri sõdu ja maitse, mis me räägime, rasv, see just annabki ju maitse, see annab ka lõhna, nii et kui me võtame rasva ära, siis ei ole ei maitset ega lõhna. Siis tulebki suhkru tasemele panna. Siis me paneme kas suhkru tasemele või paneme sinna maitse tugevdajad või midagi muu tasemele, et see kuidagigi maitseks. Ja loomulikult, mida rohkem me hellitame oma maitsemeelt ühe sama suhkru rasva maitsega, seda rohkem see hakkab meile meeldima, sest meie aju on ikka veel seal eelajaloolise inimese tasandil, mis ütleb, et see tähendab energiat. See tähendab seda, et ma ei sure nälga, ehk et ühendaga see toidab mind. Kohe, kui veresuhkur madalale langeb, minu aju tahab, eks ole, saada mingit, rasvast pastakastet või seda lihakäntsakat või midagi sellist ja salatit ta sel juhul nagu üldse ei oska igatseda. Nii et see on ka meil täiesti nagu sisse programmeeritud, et meie igatsus ja ahvatlus soola, suhkru, sool on ka stimulant selles mõttes, soola, suhkru, rasva järele. Ma tuleks korraks tagasi jälle nende toitumissoovituste juurde ja minul on nüüd küsimus, kas võib-olla suuremate andmehulkade abil või tehisintellekti abil, kas me oleme pigem liikumas selles suunas, et toitumissoovitused muutuvadki natukene personaalsemaks või me keskendume selle ühisosa leidmisele, mis on universaalne, mis ilmselgelt ja päris kindlalt sobib kõigile. Ehk siis praegused toitumissoovitused ei sobi kõigile. Kas me otsime pigem seda ühisosa, mis tõesti kindlasti sobivad kõigile või me oleme pigem liikumas selles suunas, et personaalselt rohkem läheneda? Siin on kaks võimalust, kindlasti jääb see selline kuldne keskmine, mis annab nagu üldise pildi, milline see toitumine võiks olla, aga tänapäeva personaalsuse suunas me liigume, eks ju. Kõik andmeid on võimalik inimese kohta koguda ja mida varem neid hakata juba koguma ajas nii-öelda sünnist alates, koguda seal verenäitajaid ja nii edasi, geeniandmeid, mikrobiomi andmeid, toitumisandmeid. Kui neid saaks võimalikult vara hakata koguma ja neid talletama, siis tehisintellekti abil on võimalik tõesti inimesele personaalsed soovitused ka luua. See kõik on nagu ühelt poolt tehnika või tehisintellekti arengu küsimus, teiselt poolt see, et kas ja kes lubab üldse andmeid koguda, eks ju, see on nagu see teine teema. Ma annaksin teile korraks võimaluse sisse välja hingata ja küsin ühelt konkreetselt publiku liikmelt. See, et täna siin rääkida sellisel teemal, ei olnud minu enda mõte. Priit Ennet tegi selle ettepaneku, lugedes minu kirglikke Facebooki postitusi, eriti Tervise Arengu Instituudi Facebooki lehel, ja siis arvas, et mina võiksin seda teemat vedada. Miks sa arvad, et see teema oluline on?
Nii, see on hea küsimus. See mõttevahetus oli meil juba ammu. Nii et mida ma siis mõtlesin, kes seda enam mäletab. Aga eks see teema on ka mulle olnud oluline, eks ma sellepärast sinuga neid postitusi ka tähele panin ja lugesin. Et no mina olen olnud aastate jooksul ikkagi suhteliselt suure kehakaaluga olnud ja eks ma olen tahtnud seda ka ju alla saada, nii nagu see loogiline võiks olla. Aga noh, ega siis see lihtne ei ole, nagu paljud meie seast ka omast kogemusest võib-olla teavad. Ja tegelikult mul oli ka üks selline kognitiivne dissonants või selline mõistatuslik arusaamatus ma selles valdkonnas, et oli ju pikka aega juttu, et tuleb vältida rasvaseid tooteid, rasvaseid sööke, pakuti väherasvaseid jogurteid ja piimatooteid ja muud. Teisest küljest see jutt, et süsivesikud ja suhkrud ei ole just eriti soovitavad. See on ka küllaltki laialt levinud, mäletame ju vist päris hiljutisest ajast, kui kuskil ajakirjanduses paljastati tootjaid, kelle toodetes siis süsivesikute sisaldus oli rohkem kui näidatud. Kolmandast küljest ma tean, et neid nii-öelda makrotoitaineid on ainult 3 tükki. Valgud, rasvad ja süsivesikud. Siit hakkas loogiline mõte minema, et mis siis nüüd on, et kui nüüd rasvad on ebasoosingus, süsivesikuid ei maksa liiga palju võtta, et mis siis järele jääb? Loogiline vastus, et valk. Kas ma pean siis sööma ainult valku? See nagu ei tundunud ka hästi kuidagi väga loogiline. Et see oli selline kognitiivne dissonants. Aga asja uurides ja sellega natuke tegeledes, satub inimene ikka lõpuks nii-öelda, seda nimetatakse ka halvustavalt mõnikord doktor Google'iks, eks ole, aga mul oli siis ka, võin õigustuseks öelda, et lisaks oli doktor YouTube ja doktor podcasti maailm ja kus ma siis sattusin lõpuks sellise seltskonna peale, kes huvitaval kombel rääkis, et nemad on nagu häid tulemusi saavutanud niisuguste dieetide või toitumisviisidega, kus tõepoolest süsivesikud on viidud väga madalale, aga samas rasvu, eriti kui nad on head rasvad nii-öelda, sellest on ka pikk jutt, millised on head ja millised halvad, neid nad ei karda. Ja valku siis ka sinna juurde nibin-nabin. Ja eks ma siis ajapikku hakkasin seda omandama, seda stiili. Ja võin ka öelda, et andis tulemusi. Ja sellest mulle see mõte külge jäi, et huvitav, et miks see nipp siis nagu laiemalt levinud ei ole. Et miks me räägime näiteks kas või sellest, et rõhuasetusega sellele, et näiteks lihatoidud on kangesti kliimavaenulikud ja keskkonnavaenulikud, justkui nad inimesele hästi ei sobiks. Samas ma sattusin ka ühe niisuguse, kõigepealt ühe konkreetse inimese kaudu, üks kanadalanna nimega Mikaela Peterson, vana Petersoni tütar, kes oma tervisehädade vastu läks mõneks ajaks ainult puhtalt lihatoidule üle ja sai nendest siis lahti. Nii et siit mul tekkiski see huvi, et mispärast siis just need samad toitumissoovitused, millest meil siin alguses juttu oli, et miks need sellest midagi ei räägi, miks on siin selline vastuolu. Ja siis hakkasin vaatama, et ka Aet enam-vähem samade teemadega tegeleb ja praktiseerib. Ja vaat, see on nüüd pikk vastus sinu küsimusele. Aitäh ja ma kohe lähen pommitan
targemaid edasi. Põhimõtteliselt võid istuda, kui tahad. Et see oli meie, ma ei tea, selline uitmõte, et me seisaksime, aga keegi ei sunni meid. Et ma nüüd võtaksingi siit kaasa selle Dr. Google'i ja Dr. YouTube'i ja Dr. Podcasti ja tuletaksin meelde, et neid doktoreid aeg-ajalt nimetatakse neid uhuudeks. Aga nüüd ongi küsimus, et aga mis see alternatiiv on? Kui inimene saab aru, et tavalised soovitused kuidagi nagu ei klapi või no ei hakka tööle või no okei, ma söön vähem, teen trenni rohkem ja mul on kogu aeg näljas ja närviline. No kaua võib, see ei saa niimoodi olla, see ei saa õige olla. Ja siis ma leian endale mingisuguse mulle sobivama toitumise ja siis see kuulutatakse mingiks uhuuks ja igasugused võimul olevad need toitumiseksperdid ütlevad, et see kõik ei ole õige. Et miks meile on siis antud selline valik, et kas riiklikud toitumissoovitused või uhuu? Et kas siin on võimalik mingisugune lepitus leida? Jah, kindlasti on võimalik, see ongi see personaalsuse küsimus, et kui see nii-öelda keskmine ei sobi, siis tuleb liikuda natuke kõrvale sellest. Ja tõesti võib ka 100% lihatoidul olla. Siin on küsimus lihtsalt selles, et mida selle liha all mõeldaks. Et suures osas peaks selline dieet olema rasvapõhine nii ehk naa, kui me vaatame siin inuite või masaisid Aafrikas, eks ju. Siis palju nad seda päris liha nagu tailiha mõttes söövad. Joovad verd ja piima ja nii edasi, eks ju. Siseorganid on nagu põhiasi, kus saadakse ka vitamiinid ja nii edasi. Et lihatoidu muidugi see negatiivne pool on see, et kui amiinohappeid energiana kasutada, siis seal tekib ka kohutavas koguses ammoniaaki ja väävelvesinikku, nii et need on suures koguses ka toksilised, nii et väga tervet elu sellise dieedi peal elanud inimene, ma ei tea, see eluiga väga pikk ei ole. Siis teiseks inimesel on kudesid, mis töötavad, saavad energiat ainult süsivesikutest, nii et organism peab endiselt tootma siis ka rasvast või siis valkudest süsivesikuid. Et see ei ole ka nagu otstarbekas. Sellised äärmused ei ole selles mõttes kunagi otstarbekad ja selles mõttes võib neid täiesti uhuuks pidada. Aga seda, et kõik peavad saama 50% energiat süsivesikutest, see võib-olla ei ole ka alati õige, et saab ka vähemaga hakkama. Ja kolmandaks on see, et mis on need süsivesikud, et tihtilugu see süsivesikute proportsioon kaldub sinna lihtsuhkrute poole või siis tärklise poole kaldu ja kiudaineid on meil dieedis ülivähe tegelikult, kui tänapäeval vaadata, siis võrreldes siin sajandite tagust hulka, siis see on kordades madalam, et süsivesikutes on väga oluline, et milliseid süsivesikuid me sööme. Et ma igaks juhuks veel mainin, et küsimus võib olla siis selles ketogeenses dieedis, mille puhul siis 80% energiast tulebki rasvadest ja süsivesikutest siis meditsiinilise dieedi puhul 5% ainult. See tähendab siis seda, et on natuke lehtsalatit ja mõned jõhvikad võib-olla ka saab päeva jooksul süüa, aga leebemalt puhul ta võib olla siis ka 10–15% ja oluline on siis saavutada just nimelt see ketokehade tootmine ehk ketoos, mida saab siis ka teatud testeribadega testida. Seda on meditsiiniliselt kasutatud epilepsiaravis juba päris kaua aega, aga nagu ikka, nagu mõned vanad hästi unustatud asjad tulevad uuesti jällegi moodi, kes teab, eks ole, erinevad lõiked ja muud asjad, pikkused ja kõik muud.
nii samamoodi on ka toitumises, nii et moed tulevad tagasi ja ketogeenne dieet on näiteks Põhjamaades ka täiesti loogiline jätk sellele vähe süsivesikurikkale ja siis dieedile ja tehakse seda ka nagu just kaalu langetamise eesmärgil, aga mõte ei ole selles, et selle peale nagu jäädakse. Ehk et need on sellised ajutised sekkumised, sest nende nagu pikaaegsel tarbimisel, just see, mida ka Kaarel siin rõhutas, me võime väga paigast ära lükata oma selle sama mikrobiomi koosluse, sest need õnnetud bakterid toituvad ikkagi nendest kiudainetest ja kui neid on tänu süsivesikutele menüüs nii vähe, valgutrasvad meil kiudaineid ei sisalda, siis need jäävad lihtsalt nälga. Nii et sageli see eeldab sinna juurde ka teatud toidulisandite tarbimist, mis kõik lõpuks on kokku kallis ja jällegi, mida siis see teaduspõhine toitumispool selle peale ütleb, on see, et pole veel piisavalt uuritud. Me ei tea, kuidas see tegelikult võib teile mõjuda. Ja sinna taha need paljud asjad ka ikkagi jäävad. Et miks see asi ei jõua nagu võib-olla, ütleme nii, et trendid lähevad ees ja tulemused tulevad tagant järgi ja võib-olla on selleks ajaks trend juba ammu ka läinud, kui see tulemus lõpuks tuleb. Nii et epilepsia puhul on seda ja ka näiteks ajukasvajate puhul on seda praktiseeritud ja praktiseeritakse ka edasi meditsiiniliselt. Aga muudel puhkudel ongi see, et seda tuleb nagu kaaluda, inimene peaks olema kindlasti ka terve, tal peaks olema ideaalne rasvade seedimine, ehk et on aga ideaalne sapphapete tootmine. Kui ei ole, siis on jällegi vaja ka teatud lisandeid, et ei tekiks just liiga palju neid jääkaineid, neid toksilisi jääkaineid, mis võivad siis omakorda jälle ka kahjustada. Ja ka reaktsioon inimestel on sellele väga erinev. Nii et see on juba ka see, miks pärast me ei saa seda kõigile nagu soovitada, sest see ei sobi kõigile. Nii nagu ka riiklikud toitumissoovitused. Ehk siis selle juurde me tulemegi, et mina olen teinud ketodieeti ja minu jaoks ta oli alguses huvitav, siis ma sain mingisugused kasud ja ma ei langetanud kaalu. Oi, ma läksin vohama, sest nii maitsev toit oli. Et mina ei langetanud kaalu, aga väga paljud mingid muud asjad läksid tervise mõttes väga hästi. Aga ma ei pidanud vajalikuks selle niimoodi kogu aeg ühtemoodi toitumist, et mina, nii nagu ma treenin perioodiliselt, ma ka toitun perioodiliselt, et ma ei saagi aru sellest, et miks mingisugused toitumissoovitused peaksid üldse universaalsed olema. Ja ma ei ole sellest siiamaani aru saanud ja ma mitte mingil juhul ei idealiseeri, ei ketot, ei mingit muud, ei karnivoorlust, ei taimetoitlust. Minu arvates on see loomulik, et me erinevatel kas hooaegadel või aastaaegadel või siis sõltuvalt oma aktiivsusest, et me toitumegi erinevalt. Aga nii kui sa mainid sõna keto, siis ärkavad kohe mingisugused inimesed, kes räägivad, kui kahjulik see on, vabandust, praegu ka teie ütlesite, kui kahjulik see on, aga täpselt samamoodi võib kahjulikult mõjuda ka see riiklike toitumissoovituste teema ja paraku on väga oluline just see, mis te olete mõlemad öelnud, et mitte süsivesik või rasv ei ole mingi universaalselt halb või hea, vaid just see, et kus kohas sa seda saad, et milline on see toit, mida sa sööd. Et mitte lihtsalt süsivesik ja mitte lihtsalt rasv, vaid see toit ise, on ta värske korralik või ta on mingisugune ülitöödeldud saast. On ju? Ja nii nagu numbrid juba räägivad, eks ole, et Ameerikas on üle kas mingi 60–70% kaloritest tulebki kõik ainult ületöödeldud toidust. Nii et selles mõttes me isegi Eestis oleme veel siin, ma ei tea Eesti numbreid, ma ei tea sellist uuringutki Eestis tehtud olevat, aga me saame vähemalt öelda, et me ei ole veel nii kaugel. Nii et ka see, et kui palju kiirtoit, kui palju nagu selline ületöödeldud toidu tarbimine meid mõjutama hakkab, kas me suudame sellele vastu seista, kas me suudame nagu säilitada oma head toidu tegemise traditsioonid, supid, maksad ja kõik need muud asjad sinna juurde, millest me oleme rääkinud, et see mõjutab meid arvatavasti palju rohkem. Aga kas see võikski olla see universaalne asi, mis kõigile sobib soovitusena, et võimalikult rohkem tarbida päris toitu? Just nimelt. Kirjutan 100% alla. See ongi üks küsimus, et me ei söö värsket toitu, sest kui inimene tugineb ainult seda, mis ta poest ostab, siis
meil Eestis ei ole kohustuslik panna peale toidu tootmiskuupäeva. Mõnedes riikides on ja kui oleks toidu tootmiskuupäev, siis oleks kohe näha, et tegelikult me sööme väga vana toit. Kodus me kunagi ei teeks, kui ise teeks süüa. Meil on vist küsimus tekkinud või? Aga me peame seda mikrofoniga tegema. Tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et siin on mitu korda läbi kostunud see, et kuidas riiklikud toitumissoovitused ei ole võib-olla sobivad, nad ilmselt ei olegi kõigile sobivad ja nad ongi loodud üldpopulatsioonile. Ja teine mõte sinna juurde, et mis just siit hiljuti kõlas, et kas ei peaks olema hoopis nii, et me propageerime nii-öelda päris toitu. Aga toitumispüramiidis ma ei teagi, et seal oleks töödeldud toit. Seal ilmselt ongi päris toit. Minu arvates seal on natukene tõlgendamisruumi. Aga ma tahtsin... Püramiidi pilt, jah, kui seda Tai pilti vaadas, siis see on täiesti töötlemata seal. Jah, aga inimesed väga sageli tõlgendavad seal väga julgelt, et kui on leib, siis võib olla ükskõik milline asi, mis kannab silti nimega leib. Jah, okei, leivaviilud on päris leivad, ei ole teraviljad, jah. Liha ja kala on seal minu arust liha ja kala kujul ja jah, ei ole viiner ja aga ma köögiviljad on ka terved köögiviljad, ei ole supp ega. Jah, aga ma kardangi, et seal on hästi palju seda tõlgendamist, et liha asemel mõeldakse, tarbitakse lõpuks viinerid, kus on see lihasisaldus võib-olla, ta ei tea, missugune. Aga ma tahan kangesti rääkida ühest asjast veel, et diabeet. Mulle tundub, et sellest räägitakse kuidagi vähevõitu, sest see on probleem, teatakse, et see on probleem ja siis ma lähen arsti juurde, mul mõõdetakse kõikvõimalikke asju ja kui veab, siis mõõdetakse ka veresuhkrut, aga arst hakkab reageerima alles siis, kui ma juba olen diabeetik, aga siis, kui ma olen seal teel sinna poole, ja ma saaksin veel toitumisega seda natukene mõjutada, et siis ei reageeri mitte keegi ja siis ongi see doktor Google, sest mul ei ole alternatiivi. Selleks peab olema kohustuslik hooldus igal inimesel, nii nagu on autohooldus iga aasta. Inimese hooldust ei ole, autohooldus on tegelikult ka kohustuslik, ülevaatus on vaja teha. Inimese puhul ei ole, kui seda ajadünaamikat ei näe, eks ju, siis ongi raske või inimene läheb arsti juurde siis, kui tal on diagnoos juba olemas, eks ju, siis ongi hilja midagi ette võtta. Mõned lähevad natuke varem, aga üldiselt see ongi hilja minek ja siis ei olegi midagi teha. No meil on ka seadusekohane ka tervishoiuarst ja üle 2-3 aasta ka selle külastamine, et mingisugune hooldus siiski on, aga mõnikord võib selle aasta jooksul muutuda väga palju. Et siin on jah see, et kus see inimene peaks siis tegelikult alustama, et see peaks olema tema enda perearst. No mul on enda praktikas näiteks selline lugu, et üks 160-kilone meesterahvas pöördus oma probleemidega ja kuna tal oli neid probleeme tõesti väga palju, küsisin, et te käite ju nii paljude arstide juures, et mida te olete kaalulangetuse soovitusi siis saanud ja mida te olete saanud järgida. Ja siis see mees niimoodi mõtles, kratsis väheke pead ja ütles, no tead, ega need enamus arstid on kah nagu päris nagu kapsakad. Keegi pole mulle midagi öelnud. Nii et küsimus ka jällegi see, et kas 20 minuti perearsti vastuvõtu aja jooksul suudaks üldse ka perearst adekvaatselt hinnata inimese toitumist, võtta anamneesi, uurida tema tänast menüüd ja anda ka adekvaatseid soovitusi. Ma arvan, et vastus on ka ei. See polegi võib-olla ka nende töö, et selles mõttes ongi meil hoopis teised erialad selleks, aga küsimus on alati koostöös, teadlikkuses, vajalikus edasi suunamises, et inimesed leiaksid üles need õiged spetsialistid, kes saaksid neid juba varakumalt aidata. Aga öelda, et arst ei peaks toitumisega üldse tegeleda, ma ei ole ka päris õige, on ju. Sa ise rääkisid, et kuidas ketodieeti on epilepsia ja teatud vähi ravis kasutatud, et eks tegelikult see toidu teema on ikka arstide jaoks ka oluline ja minu arvates natukene liiga lihtsasti pakutakse igasuguseid ravimeid ja lõikamisi ja natukene liiga vähe
suunatakse võib-olla toitumisele tähelepanu pöörama. no mis on kergem? Muidugi on, lõikame ära ja ongi asi korras, muidugi. Ja nüüd on juba inimesi teine ring, kes on siis juba lõiganud ja need probleemid kahjuks korduvad ja nüüd on nagu veelgi kurvem, sest nüüd pole ka enam midagi lõigata. No, me tuleme ikkagi tagasi selle juurde, et aga mis on siis alternatiiv doktor Google'ile, kui arst ei soovita, siis ongi ainult doktor Google ja see on väga ohtlik, sellepärast et doktor Google võib jõuda välja selliste väga heade lahendusteni, aga võib ka täitsa metsa ka panna. Ja minu arvates on küsimus ka see, et äkki ikkagi peaks kas siis arstid või seesama Tervise Arengu Instituut natukene avardama meie silmaringi, sest nagu täna hommikul siinsamas alal oli suunamudimise arutelu ja siis öeldi väga ilusasti, et inimesed ei ole lollid, inimesed natukene harige, inimesed tasapisi hakkavad aru saama, aga kui neile kogu aeg näidatakse ainult mingit püramiidi, siis mingil hetkel tekib mingisugune immuunsus selle püramiidi vastu, et enam ei pööragi tähelepanu, on seal nüüd kala või viiner. Et võib-olla ikkagi see harimine ja selgitamine ja uskumine, et inimene ei ole idioot, äkki ikkagi see suund vajaks ka natukene tõukamist. Olen kohe väga nõus sellega, jällegi tagasi tulles sellesama laste perede harimise juurde, et tegelikult meil on ju laste nagu ülekaal ikkagi väga tõsine probleem, kui me uuringu järgi saame öelda, et iga 4. esimesse 2. klassi minev laps on kas ülekaaluline või rasvunud, siis see on tõsine probleem, sest see ennustab nende terviseprobleeme täiskasvanu eas ja tõstab neid riske päris oluliselt. Nii et tegelikult see on kindlasti koht, on see haridussüsteem nii lasteaias kui ka koolis ja jällegi see, et see peaks olema siinsamas haridusalal, räägime, kuidas õppida, et ka selles valdkonnas elamus, kogemus, mis õpped meil kõik toredad on, et kõiki neid rakendada ka tegelikult toitumise õpetamises. Mul on nüüd 4 mõtet kogunenud, et kõige algusest ütlesite, et see, et toidupüramiid panna lastele söögilaua juurde, et see ühesõnaga pilt või midagi, et see on üks, millega nagu siis seda teadlikkust saab tõsta, siis mina sain selle plakati ja panin ja mu lapsed aeg-ajalt märkavad seda ja arutavad siis 6. ja 10. et mis ma täna söönud olen, seda ma veel ei ole, aga nüüd, kui ma võtan selle kurgi, siis mul on see roheline värv ka olemas. Et see selles mõttes, seda on võimalik kasvatada. Siis inimene ei ole loll, aga ta on mugav ja tegelikult, kui meil on nii palju selliseid erinevaid valikuid nende dieetide osas, mida siis on see Google või Tai või kes iganes neid soovitab, aga see mõju ei ole päris selge, siis ma olengi selline hektiline, kord proovin üht, kord proovin teist, aga tulemust ei pruugi olla. Et lihtsalt need kommentaarid, aga mul tekkis 2 küsimust nagu soovituse kohta, et ma olen ise ka perearsti juures käinud ja ütlesin, et mis ma peaks tegema ja arst ütles äkki 4 või 5 sõna, et energiat peaks tarbima vähem, kui kulutad. Et kas see on, ja see oligi kõik. Ja siis ma palusin toitumisspetsialisti juurde aega, kuhu ma ei ole veel jõudnud, et sinna ma pean ootama 1,5 kuud veel umbes. Aga et siit võib-olla ettepanek, et Tai võiks nagu seda soodustada, et inimesed, kes sooviksid selle teemaga tegeleda, et nad saavad professionaalselt endast lähtuvat sellist nõu. Aga et ma tahaks küsida, et kas see, et tarbige vähem kui kulutate, kas see on nagu selline üks asi, see põhitõde, mis alati töötab või siin on ka see, et mingil hetkel ta ikkagi ei tööta. Ja teine küsimus, ma tahtsin mikrobiomi kohta küsida, et kui meil on praegu hästi palju valikuid, et Hiina toit ja taimetoit ja sööme liha ja ma võingi, kõik on saadaval, et kuidas see mõjutab, kas see on nagu pigem kasulik, et on selline vahelduvus ja see mikrobioom siis vahetub tihedasti või oleks hea selline kodumaine üksluine
nii, ma võin kohe öelda, et minu ultrajooksja karjääris see alguses oligi see, et jooksin ja sõin vähem ja lõpuks olin kuri ja näljane. Nii et selle koha pealt ma ütleksin, et ilmselt ainult sellest ei piisa, aga ega see nüüd vale ka ei ole. Loomulikult ainejäävuse seadus kehtib ja kui energiat süüakse rohkem, siis tuleb ka kuhugi talletada. Küsimus on selles, et kuhu inimene seda energiat paneb, et see baasenergia ja jooksmisel kulutatud energia on inimestel erinev. See tähendab seda, et inimene peabki minema kalorimeetri kambrisse, kui ta tahab teada, palju ta tegelikult energiat kulutab. Ja või jooksu ajal siis mõõtma ära, palju CO2 tekib ja nii edasi. Ja vastavalt siis sellele ka sööma, aga loomulikult on ka see, et kui ma sööngi nüüd 2000 kilokalorit, siis et kas see on 3 šokolaaditahvlit või normaalne toit, eks ju, see on nagu see erinevus, et kui süüa sellist nii-öelda jama, mida organism ei suuda ära omastada või energeetiliselt kulutada, siis ta ikkagi talletab selle kuhugi. Keemilised protsessid ikka toimuvad, lihtsalt et energia saamine on päris kulukas protsess ja selle jaoks on vaja ka vitamiine ja mikroelemente ja kõike muud, eks ju, et organism saaks toimuda. Siis teine küsimus oli selle mikrobiomi kohta. Kuldne reegel on selles, et erinevad taimed, eks ju, soodustavad erinevate mikroorganismide kasvu seedetraktis ja kui see kooslus on mitmekesine, siis see üldiselt on hea. Kui me sööme nüüd väga sellist mingit eksootilist taime, millega meie mikrobioom ei ole kohanenud üldse, on sellised ained, mida siin eestlaste mikrobioomis ei ole sellised bakterid, kes neid lagundaksid, eks ju, siis nagu ei ole sellest nagu kasu, eks ju, see on nagu see, et miks võiks süüa pigem Eestimaal kasvavaid taimi, kui oodata abi sellistest eksootikast, eks ju, kui me vaatame ka see keskkonnateemat, et siis nagu ei ole ka mõtet kuskilt kaugelt tuua toitu, eks. Et see saab tervisliku toidu, saab ka siin Eestis ära toota ja kõik saavad kõhu täis ja on terved. Aga üks küsimus oli veel see, et üks kuu proovin ühte ja teine, siis selle toitumisega ongi nii, et kui normaalselt süüa, siis see mõju tuleb väga pika peale, eks ju, kui tahad näiteks 10 kilo alla võtta, oled 10 kilo ülekaaluline, siis sa pead varuma aasta aega, eks ju. Siis saad sellest 1 kilo kuus, siis sa näed, kas sul on see efekt ja kui sa tõesti kiudaine rikast toitu sööd või normaalselt sööd, siis peaks see efekt ka tulema. Räägi mikrofoni lähemale. Jah, peaks see efekt tulema, aga kui vaatad kuu aega, et kaal seal pool kilo siia sinna, muidugi ei saa aru, eks ju, selle dieedi, kas toimub või ei toimu. Et selleks ongi need erilised dieedid välja töötatud, ketodieet ja nii edasi, kus kaalulangus kuus on väga jõhker, eks, väga kiire, mitu kilo, aga olgu, seal on küsimus, aga sellele püsima jäämine võib olla see probleem, mis on tavaliselt see probleem, et kui minna tagasi normaalsele dieedile, siis ei suudeta püsida selles energia saamise, energia kulutamise tasakaalus. Ma tahaks ka korra kommenteerida seda. Kõik tahavad kommenteerida, ma ütlesin, et kirglik teema on. Ikka. Et just see, et kui me kogu aeg hakkame energiat järjest vähendama, siis lõpuks ongi see tige ja näljane ja kohe, kui me siis anname alla, sest tige ja näljane ei taha keegi olla ja mis on esimene lohutus? Toit, siis loomulikult keha jälle varub kõike kiiresti tagasi ja kaal tavaliselt hüppab jälle uuesti üles, ehk et see tekib selline joo-joo efekt. Nii et sellepärast ka peab ikkagi alati kaaluma, mida proovida, millist dieeti jälgida ja lihtsalt kalorite lugemine on ikkagi natuke juba selline midagi Eesti keskmisele, mis tegelikult alati ei toimi, sest pähklitest saadud kalorid ei võrdu näiteks saiakese kaloritega ja meie kehaga töötleb neid täiesti erinevalt. Ühed tõstavad kaalu, teised mitte. Nii et ikkagi see toidu koostis, kooslus, kellaajad, aga lõpuks ka kõik individuaalsus, hormonaalne tasakaal, vanus,
ealine periood, kõik muu mõjutab täpselt samamoodi. Nii et jah, seda nagu ühte soovitustega siis me ka ei saa tõesti ka arstilt oodata seda, et oskaks seda kõigile nagu öelda ja kohe ka kõigile saada. Aga veel kord tahtsin öelda, et 1,5 kuud toitumisnõustaja juurde ootamist, kõlab päris hästi, et toitumisnõustajate ühendusest kindlasti leiaksite rohkem, aga kuna toitumisnõustamine ei ole ametlikult siis siis haigekassa rahastatav teenus, siis see on siiamaani eraettevõtluses. Iseenesest väga kummaline, et see niimoodi on. Kui probleem on nii suur, siis äkki peaks seda siiski riiklikult toetama. Aga ma tahtsin öelda veel, et kui ketodieet maitseb, siis ei ole üldse mingit probleeme, et selle juurde püsima jääda. Ja keto ei pea olema selline meditsiiniline keto, mis on epilepsiaravis, vaid seal võib vabalt olla selline natukene pehmem versioon. Siis tulevad kõik need kiudained ka ja siis on kõik väga okei. Ja kuna see on nii maitsev, ma räägin, et mina võtsin kaalus juurde, et mitte ei langetanud. Just, et versioone sellest on kohe päris mitmeid. Ma ei oska visata kunagi. Ma tahtsin küsida, Imre Treufeld on nimi, tahtsin küsida selle koha pealt, et on viimase kuskil 10 võib-olla rohkem aasta jooksul on leitud, et selline inglise keeles intermittent fasting või siis ütleme niimoodi, et süüa ainult mingisuguse vahelduv paast, just nimelt, et süüa mingisuguse lühikese perioodi jooksul, et see on tervislik või et see vähendab teatavaid haigusi, kui sul on diabeet ja muud värgid ja ka teine asi on see, et leitud, et ta ütleme, aeglustab rakkude metabolismi või ka vananemist ja aitab rakkudel võib-olla ennast tervendada ja DNA-d tervendada ja selliseid asju. Ja ma olen kuulnud, teine küsimus on see, et inimesed väidavad mulle vastu, kui ma ise olen seda nagu dieeti praktiseerinud, aga et kui sa ei söö, siis su maohappe hakkab su magu seedima näiteks. Ja sellised väited on olnud, nii et mida ma hästi ei usu, aga võib-olla et oskate öelda selle kohta midagi. Oota ära viska korraks. Mina ka teen vahelduv paastu ja väga hea meelega ja ma praegu mõtlesin õudusega, mida sa praegu ütlesid. No maohappe tõuseb siis, kui me sööme, ehk et olla valmis toidu seedimiseks. Kui me ei söö, siis ta ennast ise seedima ei hakka. Ja vahelduv paastumine on jah, tõepoolest on ka üks võimalus on aga mõjutada oma ainevahetust. On jah uuringuid nii diabeedi, eriti nendel, kellel on siis jällegi geneetiline kõrgem risk diabeeti haigestuda. Alzheimeri ravis ja ennetuses on nagu oluline koht, kognitiivne tervis üldse. Nii et sellel on ka väga paljugi järgijaid ja jällegi rõhutakse sellele, et süüaks ainult siis, kui päike särab. Ehk et aga meie laiuskraadil ongi aktiivset aega palju vähem ja pimedat aega rohkem ja et see paastuaeg võiks olla 12–14 tundi vähemalt, millal me ei söö, siis näiteks õhtusöögist hommikusöögini võib seal varieerida. See on ka jällegi see, et võib rakendada ka mitmet viisi. Nii et jällegi, et minnakse ikkagi tagasi ka nendesse, ka meie varasematesse ajalooperioodidesse ja püütakse ka sealt leida, et paleodieet kindlasti kõik on ka kuulnud, eks ole, see koopamehe dieet, et kõiki neid ühendaga mõtteid, mis kunagi on inimest elus hoidnud ja kuidas taganud meie toitumise, püütakse ka tänasesse ellu võib-olla rakendada. Mõnikord edukalt, mõnikord mitte edukalt, jällegi individuaalne. Aga jällegi, see kellele sobib, kellele ei sobi, et see ei peagi kõigile ühtemoodi sobima, on ju. Et see on läbiv teema ikkagi, et nii nagu... Sama on ju kõigega, riietega, soengutega ja kõige muuga, juuksevärvigagi. Ja jalakreemi sa ei pane endale siia silma ümber, on ju. Et täitsa uskumatu, et kreemi tehakse absoluutselt igale kehaosale, aga sööma nagu suunatakse üsna ühtemoodi või sarnaselt. Ja veel ka korraks riiklike toitumissoovituste kaitseks, et seal on siiski ka ealised perioodid ära kirjeldatud. Lapsepõlv, siis rasedal on eraldi soovitused, eakale on eraldi soovitused. Nii et sellised nagu ealisest muutusest vajavad soovitused on seal ka siiski olemas, nii et kõik päris üks ka ei ole. Okay. Aga me oleme kõik kohanud inimesi, kes söövad palju rohkem kui meie ja on ikka sellised nagu Kaarel ja siis on teised inimesed, kes kramplikult üritavad hästi tervislikult toituda ja võimalikult vähe süüa, aga mitte päris veel need kurjad ja näljased, aga püüavad, kangesti püüavad kõike õigesti teha.
et see ei ole ka ainult see energiatasakaal, ei ole ju ainult see, et söö vähem, liigu rohkem, et siin mis asi see on, miks Kaarel on nii peenikene ja ma ei tea muidugi, mida ta sööb, aga ta on lihtsalt niisugune, et näeb välja selline, et nagu olekski selliseks sündinud, aga siis minul ikka siin-seal midagi on, et natukene pehmemat osa, et kust see tuleb siis? No, meil on veel üks valdkond täiesti käsitlemata, see on see ka keskkond, ehk et meie stressitase näiteks, mis ka mõjutab meie isu väga palju, eks ole, stressi puhul ka, mille järgi meil käsi haarab, eks ole, midagi magusat kohe leevendab stressi, šokolaad, jäätis kohe, stress on kadunud, meie unerežiim, teadlased ütlevad ka, ma ei tea, millised teadlased täpselt, aga nagu olen lugenud korduvalt, et ikkagi 40% on suurem isu, kui magame halvasti, rääkimata siis ka meie sellisest hormonaalsest tasakaalust ja ka keskkonnamõjudest, näiteks meie kilpnääre, mis vastutab meie ainevahetuse eest, on vägagi tundlik ka keskkonnatoksiinidele, mürkidele, nii et ka seal on kõikumised väga suured, samade analüüsi tulemustega inimesed, näiteks kilpnäärme analüüside puhul võivad funktsioneerida vägagi erinevalt. Nii et ka sellised varjatuid ühesõnaga tervisehädasid võib olla meil juba palju rohkem, enne kui me sellest diagnoosi järgi alles teada saame. Nii et rääkimata siis veel nendest geenidest, mis võivad siis soodustada meilt seda teist või kolmandat. Nii et jah, kui tore oleks teada enda kohta kõike seda, teha kõik maailma analüüsid ära ja siis oleks ka see küsimus, et kas ma siis ikkagi veel leiaksin selle tõesti ideaalse. Nii et võib-olla mõnigi kord tasub võib-olla siin selle asemel ka mõelda seda intuitiivset lähenemist ehk et enda tunnetamist, mis tagab mulle selle heaolu, mis tagab selle minu eesmärgi, et selleks jooksuks ühesõnaga valmistuda, mis tagab selle, et ma saaksin selle kleidi ikkagi ühesõnaga jõuludeks selga, eks ole. Ehk et sageli on see, et me ikkagi nagu oma keha kuulates saame võib-olla mõnikord ka rohkem sõnumeid kui neid pakse soovitusi lugedes. Kaarel, ma väga avaldan selle familiaarse märkuse eest vahepeal. Ei, selles mõttes mina ilmselt söön küll toitumissoovituste järgi, aga need, kes tõesti tahavad kaalust alla võtta, üsna tihti, mis meie oleme nagu kogenud oma uuringutes, on see, et need inimesed siiski ei toitu normaalselt, ma peaks ütlema. Kui nad ikkagi paneks kõik, kui alati on kahtlus, pane kirja, täida kas või seda Nutri-Datat ja ausalt. Ausalt tuleb täita ja siis sealt tuleb ikkagi välja, et näiteks köögiviljade hulk on ikkagi väike, aeg-ajalt ikka lipsavad sisse saiad ja šokolaadid, eks ju. Ja selles mõttes see toit ei ole tasakaalus ja sa ei saagi loota, et kehakaal langeb. Loomulikult mõnel organism kulutab rohkem energiat, tal on ilmselt siis rohkem pruuni raskude ja nii edasi, kõik mis mõjutab, eks ju, seda energiakulu ja nii edasi. Aga väga oluline on ikkagi ka see toit, näiteks kui taldriku peale ikkagi panta see taldrik, panna pool sinna salatit või köögivilju siis, ja alustada selle söömisest, siis see võtab juba inimesel jupp aega ja selle ajaga on tal juba sellest köögiviljast kõht täis, kui ta jõuab mingi rasvasema pala juurde, eks. Ja ta ei söö hunnikus, eks ju, liha või ma ei tea, mida sinna kõrvale sai. Ma pean hakkama nüüd otsi kokku tõmbama, et ma palun... On sul midagi väga kibelev? No, ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui Kaarel ütleb, et toitumissoovituste järgi, siis see tähendab, kui ta sööb 2000 kalorit näiteks päevas, siis see tähendas 6-8 portsjonit köögivilju ja mingi 6-9 või 7-9 portsjonit teravilja, sealhulgas ka kartulit. Nii et ka mõelge selle koguse peale, enamasti portsjon on umbes 100 grammi, nii et mõelge ka selle koguse peale ja see nõuabki ka väga palju seda metaboolset tööd, mis ka hoiab teda selles mõttes heas vormis. Et palju lihtsam on süüa seda lihtsalt omastuvat, seda pehmet aga smuutit näiteks selle salati asemel ja öelda, et mul on ju ka kõik väga tervislik. Okei, ma väga ütlengi, tuli viimane kommentaar selle smuuti kohta. Üldse kaasaja toit
on ju väga selline homogeniseeritud, hästi sile ja pehme ja nägus ja seda võib kallata sisse ohtras koguses. Ja see ongi see probleem. Inimesed ei tajugi ära seda, et ma olen juba pool liitrit söönud 2 minutiga 500 kilokalorit. No. Ma palun teil mõlemal lõpetuseks öelda natukene filosoofilisemal tasandil, mitte niimoodi praktiliste toitumissoovituste tasandil. Mis on hea toitumine? Tahaks öelda, et see, mis teeb õnnelikuks, aga mis on hea. Aga miks sa ei taha sellega piirduda? Aga tahan natuke lihtsalt lisada seda veel ka, et see on siis Helsingi ülikooli professor Michel Vogelbloh, kes ütles väga ilusti selle kohta, toitumisest ei saa kunagi teada kõike. Nii et see on see, mis teeb selle asja natuke nagu keeruliseks, sest muidu ju toit teebki meid ju õnnelikuks. Kui kõht täis on, siis tavaliselt on ka tuju hea. Karel. No, mina ütleks lihtsalt, et sööge värsket toitu. See ei tähenda toortoitu, vaid ma mõtlen selles, et valmistuse mõttes värsket. Ja ma ütlen siis enda... Siis ei pea järgima mingisuguseid toitumissoovitusi. Oi, sellega ma olen nii nõus, aitäh. Ja mina ütlen, et hea toitumine on see, kui mul on kõht täis, meel hea ja tervis ka hea. Aga sellega me lõpetame. Aitäh teile kõigile!